Nii, see on siis meie järgmine tehe. Nii, kõigepealt me näeme, et siin tehtes on korrutamine ja lahutamine. Ja kuna me teame, et tehete järjekorra järgi, siis me peame kõigepealt korrutamise tegema ja siis lahutamise. Nii, nüüd on tehete järjekord kirjas ja siis alustame korrutamisest. Kõigepealt muidugi tuleb kirjutada välja terve tehe. Nii, kui on tehe välja kirjutatud, siis me oleme kohe siin, me saame tuua A sulu ette. Ja me näeme, et siin all me saame tuua sulu ette 3 A-d. Ja siis sulgudesse jääb muidugi 2A miinus X. Paremal pool me ei pea midagi tegema, sest et siin me lihtsalt ei saa midagi teha. Nii me näeme, et muru pealt ei muutu midagi ja me lihtsalt kirjutame täpselt sama asja maha. Aga muidugi sulgude alla me saame tegurdada 3A pluss 1 ja paneme need sulgu. Siis tekib siia 3A pluss 1. Ja siis teiseks suluks tuleb siin 2A miinus X. Nii, nüüd me saame lõpuks hakata korrutama. Nii, teeme siis pika murujoone ja kirjutame kõik ülemised tegurid. Nii, järgmiseks me kirjutame muru alla kõik tegurid välja. Nii, otse kohe, kui me kirjutame ära selle, siis me näeme, et me saame muru ülevalt ja alt anda 3A pluss 1. Ja siis ka veel 5A miinus 1 mõlemalt ülevalt ja alt. Rohkem me ei saa enam taandada siin. Nii et vastuseks tuleb A jagada 2A miinus X. Nii, siis tuleb kirjutada ära lahutamistehe. Kui on tehe kirjutatud, hakkame kohe vaatama, mis me saame taandada või sulgudesse võtta. Kõigepealt me näeme kohe, et see arv siia ei sobi. Me kirjutame vasaku poole kõigepealt välja. Selle asemel me teame, et on sulgude vahevalem. Me saame kirjutada välja, et see on tegelikult 2A miinus X korda 2A pluss X. Aga me ei saa veel hakata lahutama, sest et meil murtud all ei ole täpselt samad tegurid. Nii, esimest poolt korrutama 2A pluss X-iga. Ja me tekiks murtud alla 2A miinus X korda 2A pluss X. Tõmbame jälle pika murujoone. Kirjutame muru alla oma teguri. Järgmisena me peame hakkama muru peale kirjutama kõiki tegurid. Kui me laiendame, siis peame korrutama mõlemad ülevalt ja muru alt kõik tegurid läbi. Tuleb A sulgudes 2A miinus. Nüüd tuleb 2A pluss X miinus 2A ruudus. Aga me ei saa siin taandada, sest et tegemist on lahutamistehtega. Avame sulud kõigepealt. Muru alt ei muutu mitte midagi, sest tegur jääb täpselt samaks. Kui on kõik pooled kirjutatud, hakkame koondama. Me näeme, et 2A ruudus me saame mõlemad poolt ära koondada. Siit ja siit. Vastusesse me kirjutame muru peale A, X. Ja muru alla jääb täpselt sama asi, mis siin on. Ja me kirjutame välja siis 2A miinus X ja 2A pluss X. Aga see pole meie lõppvastus, sest et me ei tohi lõppvastusesse jätta sulge. Niisiis. Kui on tegemist sulgude vahevalemiga, siis me saame mõlemad 2A-d ära korrutada omavahel, aga kuna me saame sulud veel omavahel läbi korrutada, siis see ei ole meie lõppvastus. Niisiis, meil tuleb avada need sulud. Kuna on tegemist sulgude vahevalemiga, siis me saame korrutada 2A-d omavahel läbi ja saame vastuseks 4A ruut. Ja siis
miinus x omavahel x-iga. Ja siis saame vastuseks miinus x ruut. Nii, muru peale jääb ikkagist ax. Ja siis see on meil lõppvastus. Aga ärge unustage siia üles ka kirjutamata. Kui unustate siia üles kirjutamata, siis saab Monika väga kurvaks. Okei, nii põhiliselt siin on see tehe siis meil ja algatuseks ma nummerdaks tehete järjekorra ära. Ma ei hakka tehet täiesti välja kirjutama siit, aga ma lihtsalt kirjutan see numbrid peale, et alguses me teeme korrutustehte, siis me teeme selle liitmistehte ja siis need, põhiliselt alguses korrutustehe, siis liitmised ja lahutamised, need me teeme enne, siis loomulikult sulgude sees, nagu kõik teavad. Siis me teeme jagamise ja siis me teeme see lõpuks liitmise. Okei, aga alustaks siis siit esimesest. Nii, esimene on meil siis, et kirjutan selle välja. Nii, korrutustehe siis mingit ühisnimetajat ei pea olema, selle saame kohe siia alla välja kirjutada, et x korda x1, nii, siis üles jääb lihtsalt x pluss 1. Ja siin me midagi erilist taandada ei saa, sa võiksid nagu, kui see oleks lihtsalt see teha, siis saaksid selle lõpuni välja arvutada. Või ilusam oleks tõesti igati nii, et ja ma arvan, et praegu on kasulikum tegelikult kirjutame selle välja, see on järgmises tehtes kasulik. Nii, siis x3 miinus 2x ruut pluss x, okei. Nii, teine. See on siis meil see tehe siin. Teeme siis niimoodi. Liitmistehe. X pluss 1. Ja tegelikult parem oleks olnud jätta selle vist lihtsalt, ma ütleks. Ja see on just, okei, nii. Jätame lihtsalt selle niimoodi siit, võtame selle siit. Nii, meil on vaja siis ühisnimetajad siia, korrutame selle x-iga läbi, sest siin on see x ruudus. Siis see, meil on x ruut olemas niimoodi, siis me peaks veel selle korrutame sellega, ehk siis selle abivalemi. Nii, ehk siis siia tuleb niuke arv meil ja siis siia üles tuleb niimoodi ruutu pluss nagu alati targem oleks kirjutada kõik välja, siit see korrutus teha, aga ma teen niimoodi lühidalt lihtsalt, sest ma ei hakka kõike niimoodi välja arvutama. Pluss x niimoodi. Okay. Ja siis arvutaks kõik asjad välja, äkki saame midagi lõpus taandada näiteks. No nii, siis siit tuleb meil x2 miinus x pluss 1 pluss ruudus pluss x. Nimetaja jääb samaks. Siis näeme siit, saame siit niimoodi. Siis jääb meil see 1 miinus x nii. Ja siis
pluss 1. okei, nii. siia alla läheb sama asi. nii, me siiamaani oli otseselt rasket ei tohiks olla siin. okei, jätame niimoodi, aga nii, kolmas tehe siis on meil nüüd see lahutamine siin. võtame meie sama arvu, 2 x ruut miinus x pluss 1. nimelt see läheb sama x ruut korda sulgudes x miinus 1 ruudus. lahutamist teha meil siin. nii, lahutame sellest 1 ja siis kogu see pikk võrrak, mis siin all on. ma alguses nagu vaatasin kastikavast asja siin all, siis mõtlesin, et see on nagu väike trüve, kuidas ma seda nagu, kuidas ma vist nimetada leian. ja siis tavaliselt, kui on midagi sellist, lihtsalt vaata alati üle, äkki sa saad mingi näiteks lugeja nimetada üksteisest nagu ära taandada midagi või siis kui on nagu tegemist niisuguse rõveda nimetajaga, siis sa lihtsalt näed, et kuule, vist peab välja arvutama ja siis sa lihtsalt arvutad välja selle. ma kirjutan selle asja siit praegu välja. miinus x pluss 1 x ruut. nii. ja siis miinus 1 ja siis arvutame selle asja ära, siis ehk siis siit läheb, kirjutan siia alla, siit läheb x ruut pluss x ja siis siin ees on 1 miinus x pluss niimoodi. saame aru, et siia alla läheb x ruut miinus 2x pluss 1. no nii. ja siis kui sa vaatad seda alumist asja, sa saad aru, et see on sama asi, mis kokkuvõttes siis see siin all. ehk siis meil on nimetab üldiselt sama ebaõnnestunud, me peame see x ka, siis peame selle korrutama 1-ga. mis maab ära siia meil, nii, 8x maab. võtame siis kõik välja, miinus x ruut, siia alla niimoodi ja siis see, nii. kirjutan see siia poole, siia ei ole ruumi eriti, nii. x ruut miinus x pluss 1 alla siis x ruut sulgudes x miinus 1 ruut. jah, minu paha. nii. okei, nüüd 4. tehe, viimane siis meil see jagamistehe siin, sulgude sees on kõik ära tehtud, ehk siis sulgude sees, kogu see sulgude sees oleva pardaki vastus on siis see 3. siin. las ma kontrollin nende ka, et mul oleks kõik õige. jah, no kõik õige. nii, võtame siis, võtame 4. võtta ette siin, muidu venib liiga pikaks, okei. x kuubis pluss 1 x kuubis miinus x ruudus jagatud x ruut. okei. tegemist jagamisega mingit ühist nimetajat pole vaja, saame kohe välja kirjutada, aga siis siit saame vaadata, et siin on see kuradi kuubi abivalemit saame kasutada. ehk siis meil tuleb kõigepealt x pluss 1, siis korrutame läbi siis miinus, see miinus läheb meelde jätma, see kui on nagu see pluss siin, siis siia tuleb miinus siia keskele x pluss 1 sulg kinni, teeme seda näiteks pikemaks. alla saame teha niimoodi, et x
2 x miinus 1. et see on alati hea, sa pead kõik niimoodi sulgude ette tooma nii palju kui võimalik, siis on nagu saad aru, mis sul toimub või mida sa saad taandada hiljem. Igastahes korrutamine, kui on jagamistehe, siis loomulikult nimetaja ja lugeja vahetavad kohad ära. Ehk siis paneme siia alla x pluss 1, paneme selle sulgudesse. Nii, üles läks ruut x miinus 1 ruutu. Ja hakkame kohe saama taandada, need maha, pead ühed ka panema, siis on niimoodi korrektsem, pluss sinu ajal on ka ilusam, tõmbad selle maha. Siin läheb meil 1, selle tõmbame üldse maha, see on 1. Tõmbame see x ruuduna 1. Selle 1. Kokkuvõttes, mis meil alles jääb, ongi siis x pluss 1. X pluss 1 siis korrutada x miinus 1 sulgudes ja kõik kümmed läheb, see on abivalemid. Saame see x miinus 1, kui sa need läbi korrutad, need sulud omavahelsid. Ja siis alla tuleb meil, alla ei tule meil midagi, mille vaja. Alla on kõik ühed. Siis meil tuleb lihtsalt x miinus 1. Siis teeme viienda ja viimase tehte. Siis on lihtsalt pluss 1, me näeme, et pluss 1. Siis need. Ja siis näeme, 1 miinus 1. Alles jääb x ruudus. Ja see on siis kogu ülesande vastus meil.